nii, minu isa, kiri isale. Nii nagu me tegime nagu kiri emale, siis analoogselt tuleb kiri isale ka. Et ja tegelikult kõigepealt esimene ülesanne, esimene ülesanne oligi see, et sa mõtlesid 3 omadust, mille üle sa tunned uhkust ja võta see endale majakaks, et ükskõik kui sügavale sa nüüd lähed, ära pabista, sa ei lähe sügavamale, kui sa sealt nagu üles saad, aga siis see, et kui sul on majakas olemas, et sa tead, et võt need omadused olid isa tugevused, nende üle sa oled uhke. Et jäta see meelde, see on nagu sinu majakas, et kui sa hakkad sealt sügavusest üles tulema. Ja isa sai anda ju seda, mida tal oli anda. Ehk siis, kui see on su isa ja see oled sina, siis isal oli ju ema ja isa ja nemad andsid talle oma kasvatusoskused ja oma nagu iseloomuomadused ja need, mis nemad said oma emalt ja isalt. Ehk siis suure tõenäosusega, kui isa andis palju peksa, siis võib arvata, kuidas siis tema lapsepõlv oli. See oli tõenäoliselt see, kuidas tema oskas, sellepärast, et teda oli nii kasvatatud, mitte et seda õigustada, aga et võib-olla, et seda mõista. Aga tänane ülesanne oleks siis see, et mõtle üks sündmus oma lapsepõlvest või võib ka hilisemast ajast olla, mis sulle on südame peal või hinge peal. Ja ma toon ühe näite endalt. Ma arvan, et ma olin 5-6 aastane ja lasteaias oli isadepäevapidu. Ja see oli selline natukene spordipeo moodi, aga see oli siiski saalis, et kõik istusid ja vaatasid ja siis üks isa, kes oli võimlemise õpetaja, siis oli isadele teinud sellise tagurpidi pööratud pingi, see oli nagu siis purre, kus isa pidi siis istuma, nii et jalad olid ka peal ja siis ta pidi ühe kepiga eest ja tagant palli maha viskama. Aga tasakaalu samal ajal säilitades. Ja teate, minu isa ei saanud sellega hakkama. Kõik naersid, kõigil oli nii naljakas ja mu isa seal värises ja niimoodi. Ja mul oli nii häbi. Muidugi, ma saan praegu aru, ta tegigi nalja. Aga siis minu 5-aastasele minale oli nagu nii häbi. See oleks nagu mind oleks häbistatud, et isa ei saanud hakkama. Iga laps tahab, et tema isa on ikka kangelane. Ja mina ei saanud seda tunnet. Ja nüüd ma siis, täna ma kirjutangi selle loo paberile. Ja kui ma kirjutan, siis ma nagu jutustan seda lugu isale. Sest mina arvan, et isa üleüldse ei teagi, et see lugu läks minule niimoodi hinge. Tema arvab, et kõik läks hästi, tõenäoliselt arvas. Et kõik ju naersid, sai nalja. Aga ta ei mõelnud üldse minu peale. Et ma kirjutan selle loo välja, nagu ma jutustaks isale, siis ma jään vaikseks, jään nagu ruumi kuulama. Ja siis kuulan, mis isa vastab. Aga see tegelikult siis ma hakkan lihtsalt lasen käe kirjutama. Ja uskuge mind, see tekst tuleb. Ja täpselt nii nagu tuleb, nii ongi õige. Nüüd kui isa on, vahel on nii, et kui isaga on nagu väga valus on see suhe, ükskõik kas isa või emaga, siis tuleb lihtsalt kirjutada mitmeid kordi. Et esimese korraga sa ei saagi võib-olla rahusse, aga sa saad natukene kergemaks. Aga eesmärk ongi see, et iga korraga sa saad nagu natukene kergemaks. Kuni sa peaks jõudma siis sealt negatiivsest positiivsesse ja lõpuks neutraali. Et jääks selline sisemine rahu. Ja see kiri, mis me täna kirjutame, seda näete ainult teie. Aga eesmärk on ikkagi tegelikult kõik välja, kõik mis tuleb, see kirjuta välja.
ainult sina näed seda, keegi ei näe seda. pärast me küll jagame, aga sa jagad täpselt nii palju, kui sa oled valmis. mismoodi me jagame? sihuke juturing. siis peab niimoodi kirjutama, et aru saada. kui me jagame lehti. ei, ma ei, me räägime lihtsalt, et noh, et sa ei läheks selle nagu võib-olla siis koormaga või ka rõõmu või kurbusega, et sa natukene ikkagi nagu jagad seda. Et kirjutamine on üks osa, aga natuke peab jagama ka, aga sa ei pea jagama, no ühesõnaga ära mõtle jagamise peale, kui sa kirjutad. võta üks sündmus. kirjutas endast välja, nii nagu sa oled laps selle tundega, mine sellesse tundesse. võid taastada lõhna ja kõik, mis seal on. ja räägi sellest isale, aga pane see kirja ja siis kuule, mis isa sulle vastu